Tere tulemast meestele testib rubriiki. Meil on täna testimiseks Xpeng G6. Neile võib-olla Euroopa-päraselt väga raske hääldada ja võib-olla ka mitte nii tuntud mark, aga Luxury Motors on Eestis Xpengi esindajaks saanud ja vaatamegi seetõttu üle, millega tegemist on. Tegemist on siis täiselektrilise maasturiga performance varustuspaketis circa 355 kilovatti. Seejärel valime Start autopark ja nüüd laseme käed roolist lahti. Ma küll vaatan, et ümberringi siin autosid ei oleks. Kusjuures päris täpselt. Vaatame täna, mis auto juures meeldib, mis auto juures võib-olla nii väga ei meeldi ja mida põnevat siin auto juures on. Mis me siin ikka pikka juttu teeme, stardime siit. Siis Xpeng G6-ga. Praegu me muusikat ei pane selleks, et natukene seda müra poolt ja müraisolatsiooni poolt siis ka vaadata. Muidu tal on tegelikult olemas X-Opera helisüsteem ja hoiatada meid kohe siin kiiruse eest, nii et meil tuleb üks väga rahulik sõit täna. X-Opera helisüsteem, siis, mis on 18 kõlarit ja 960 vatti kogu võimsusega, nii et kui muusikat panna, saab seda päris kõvasti teha. Tegelikult sõidu pool, ta on väga okei müra summutuse poolest, vähemalt madalamatel kiirustel, et siin mingisuguseid 120 pluss kiirusi pole me proovida saanud ega jõudnud, aga hetkel ka siin karedama asfaldi peal ta ikkagi enam-vähem isoleerib ära. Vedrustus on selline jäigemapoolne, aga mis on vedrustuse pluss, on see, et ta on suhteliselt vaikne. Tähendab seda, et need kui ta tasandab sul näiteks konarust või mõnda muhku auku tee peal, siis ta teeb seda vaikselt, et sa ei kuule nagu neid lööke sisse ja Eesti teede peal on see teadupärast üsna hea omadus. Nii et jah, ja väljavaade muidu samamoodi on siin täitsa mõnus ja täitsa nagu avar. Mis vajab mainimist on siis see, et vahepeal ta pidurdades ja kiirendades teeb sellist natukene kosmose häält, kuigi me kosmosesse veel ei ole läinud, nii et sellised väiksed huvitavad nüansid siis siin sõidu juures. Mis selle auto juures tasub ära mainimist peale selle, et ta on mugava ja sellise ruumika, sõitjate ruumiga, on siis see, et tegelikult pidevalt käib siin üks tohutud töö andurite ja kaameratega. Kogu aeg järgib ta kiirust, tuletab sulle meelde, et sa oleksid piirkiiruse või siis alla selle juures. Samamoodi ridade jälgimist, eessõitja, tagasõitja, nii et tohutu töö käib siin peale juhi kohaga siis nii-öelda selle auto enda arvutisüsteemis ja pidevalt siin meeldetuletusi, jah, tuleb ükskõik, kas sa kaldud joonele või nii edasi, nii et tuleb väga korrektselt liigelda ja see pole üldse halb asi. Ja 3 huvitavat fakti ka siis selle sõiduki kohta. Esiteks, kiirendus 0-100 on vaid 4 sekundit selle performance paketil. Teiseks, auto läbisõidu ulatus on siin circa 500 kilomeetrit, mis on väga hea, võiks öelda, me ei hakka koma kohta taga ajama. Linnas ja maanteel elektriautodel teadupärast erineb ja olgem ausalt, temperatuur mängib ka rolli, aga sellise suurusjärguga võib arvestada. Ja kolmandaks, laadimiskiirus 10 minutiga suudab ta laadida endale juurde sisuliselt circa 300 kilomeetrit sõiduulatust kiirlaadimisega, nii et lõpuks ometi saabki kohvipausi nime all päriselt ka auto praktiliselt ära laadida, nii et selline lahe lisa, aga nüüd juba vaatame varsti maanteel, kuidas ta natuke suuremate kiiruste juures oma tööd teeb. Ja kui nüüd oleme siin linnast väljas ka natukene, asukoha mõttes saab natukene suuremat kiirust rakendada, päris kiirteele me täna ei jõua selle autoga, aga kui linnakiirustel ta oli siuke hea vaikne ja tasane, siis tegelikult ei ole ka linnast väljas midagi peale kerge teemüra kuulda ja kiirendus on väga mõnus, aga see on elektriautole tüüpiline, sellel performance paketil on ta circa 4 sekundit 0-100, aga teised omadused
mis vaata, et on tähtsamadki. Esiteks tuulemüra meile väga sisse ei tule. Ta hoiab väga hästi tegelikult rida. See juhi abi töötab, ma ütleks, et väga sujuvalt ja ühtlaselt. Ainukene asi on see, et kui ma tahan natukene mugavamalt sõita või näiteks aukude vahelt laveerida, siis ta meenutab mulle kõiki neid jooni ja asju, mida ma peaksin tema arvates 100% järgima, aga mis ei ole kõiki asjaolusid alati arvesse võttes praktiline. Aga ma ütlen, et keskmisele laisale juhile on nad väga kasulikud ja tegelikult ka väga turvalised asjad. Nii et pikema maa sõitmiseks selline esmamulje, sõiduasend on lihtne, avar, ette näed, natukene kõrgem positsioon. Miks mitte järgi proovida ja ma arvan, et ta on niisugune hea kompromiss sellise suuruse, mugavuse ja võimsuse vahel. Nii, vaatame üle juhi koha. Tegelikult täitsa kena koht, kus olla. Siin on huvitavalt lahendatud see, et siin on taga väike ekraan, mis siis rooli vahelt ilusti paistab ja nüüd suur ekraan jääb siia keskkonsooli. Keskkonsooli all 2 laadimiskeskust siis 2 telefonile, 2 topsi hoidjat ja suhteliselt mõnusal kõrgusel on ka need käetoed mõlemal pool nii vasakul kui paremal, et tegelikult sihuke ruumikas ja tõesti täitsa hästi kokku pandud koht, kus olla. Need materjalid on sellised pehmemapoolsed, erinevad sellised plastikummi segud siin enamuses, aga üldmulje on niisugune viisakas ja tegelikult disainikeel on ka niisugune suhteliselt puhas võiks olla, pole liiga rikkalikuks mindud selle nii-öelda materjalide paljususega, et üldmulje väga okk ja tegelikult kogu see siseosa päris lihtne ka kasutada. Nii, vaatame üle ka tagaistme. Iseenesest tagaiste on ka täiesti mõnus koht. Just selle poolest, et siin on tegelikult 2 õhuava laadimisvõimalus, käetugi mõlemal pool, kus juures niimoodi on see jällegi nii nagu ka eesistmel on päris hästi ära lahendatud, et see istumisasend tekib selline mõnus ja võiks öelda, et ergonoomiline. Ja 2 täiskasvanule on siin mõnusasti ruumi, nii et ma arvan, võtke 2 täiskasvanut ja 3 last ja pange taha istmele ja Luxury Motor siis see proovisõidule, nii lihtne see ongi. Teeme siis kohe laisa inimese parkimiskatse ära. Valime siit display pealt ühe koha. Seejärel valime Start Auto Park ja nüüd laseme käed roolist lahti. Ma küll vaatan, et ümberringi siin autosid ei oleks. Kusjuures päris täpselt, nii et näete, selline see tehnika areng on. Paigas me oleme. No nii, aeg kokkuvõtte teha selle Xpengiga. Paneme stiilselt ikkagi uksed ka kinni, nii et lingid sulguvad ja teeme kokkuvõtte ära. 3 asja, mis meeldivad ja 3 asja, mis ei meeldi. No, esimene asi, mis kohe ei meeldi, on minu jaoks see, et hakkavad vaikselt need Hiina autod huvi pakkuma ja see ongi nagu pluss ja miinus korraga, sellepärast näete, tehnika areng on Hiinas nii kiire, et tee, mis tahad, sa pead Hiina autode poole vaatama ja nagu kui me võib-olla 10 aastat tagasi ei oleks nagu selles suunas osanud mõelda, iga mees võis öelda klassikaliselt, et kellele meeldis Mersu ja kellele meeldis Bemm, et siis meil täna on neid variante juba laual oluliselt rohkem. Aga nüüd 2 päris miinust ka. Üks on see, et taha vaadates keskelt on natukene väike see väljavaade, sellepärast et aken on väike ja peatoed on ees, lihtsalt üks asi, millega arvestada. Ja teine asi, võib-olla armatuurinuppe ja selliseid käsklusnuppe mõne inimese jaoks oleks mugavam kasutada, kui kõike teha kas läbi ekraani või häälkäskluste. Aga tehnika areng, nii et ma arvan, et inimesed igapäevaselt ekraanidel üsna palju harjutavad, nii et iga päevaga saavad sõrme tasamamaks selles kohas. Nüüd 3 plussi. Esiteks, ta on tehniliselt päris lahe ja väga lihtne on tegelikult üles leida seda, kuidas seda autot kasutada. Et sa istud sisse, ühenda mobiili ära, need menüüd, asjad, no 5 minutiga on asi käpas, kui oled enne mõndagi autosse istunud. Et tegelikult väga lihtne ja mugav. Teine asi, automaatne parkimine on täitsa pull ja nagu vaatasime järgi, siis
töötab ka ja kolmandaks, no ma ütleks positiivne on tegelikult see, et tuleb nii-öelda Aasia poolt ja konkreetselt Hiina poolt peale sellist autot, mis pakub konkurentsi. Et kui me vaatame, siis kohati nagu osad margid Euroopas oleks läinud mugavaks. See on puhtalt minu arvamus, aga noh, see vestlus läheks, jutt läheks väga pikaks, aga kui me vaatame materjale, müraisolatsiooni ja kõike, mis autodega toimub, siis konkurents võib seda kõike paremaks viia ja see auto, ma arvan, et on päris heaks konkurendiks nii eurooplastele kui ka nii mõnelegi ameeriklasele. Teate kindlasti, millest jutt käib. Aga kellele auto võiks sobida? Ma arvan, et tegelikult täitsa hea mõistlik pereauto, circa 500 kilomeetrit saad läbi sõita ühe laadimisega, kiire laadimine olemas ja ega muud polegi. Täname siinkohal Luxury Motorsit, saate seal ka antud autot proovida ja samamoodi Finance Autoline, nii et vaadake järgi meesteleht.finance, aitab teie auto ostu finantseerida. Me kohtume juba järgmises Meesteleht testi rubriigis ja nägemiseni siit.